8. peatükk. Jumala vaim. Me oleme juba pikalt uurinud Jumala ja tema ainusündinud poja isikut ning identiteeti piibli valguses. On viimane aeg vaadata, mida ütleb püha sõna Jumala vaimu kohta. Kuid enne kui pöördume piibli poole, on hea meenutada kolmainsuse vaatenurka teemale. Meile on õpetatud, et jumalus koosneb 3 võrdsest isikust. Athanasiuse usutunnistus ütleb, milline on isa, selline on poeg, selline on püha vaim. See tähendab, et kolmainsusõpetuse kohaselt on püha vaim kõigis asjades isa ja pojaga võrdne isik nii omaduste kui ka jumalikkuse poolest. Ta on jumal nagu ka isa ja poeg, kuid ometi ei ole 3 jumalat, vaid 1, ja kõigest hoolimata on püha vaim midagi muud kui isa või poeg. Seega ei ole püha vaim isa ja püha vaim ei ole ka poeg. Adventkiriku põhiõpetused ütlevad, Jumal, igavene vaim, oli tegev koos isa ja pojaga loomisel, lihaks saamisel ja inimkonna lunastamisel. Ta on samamoodi isik nagu isa ja poeg. Oleme juba näinud, et kolmainsusõpetuse valguses on paljudel piiblisõnadel ja terminitel teistsugune tähendus ning sisu kui piiblis. Sellised on isegi sõnad Jumal ja poeg. Kasutatakse ka mõisteid, mida piiblis ei leidu, näiteks persoon või Jumal igavene poeg ja Jumal igavene vaim. Seepärast peame laskma inspireeritud sõnal määratleda, mis või kes on vaim. Enne seda soovin aga rõhutada, et püha vaimu olemasolu ja jumalikkus ei sõltu kolmainu Jumala kontseptsioonist. Seega ei tähenda kolmainsuse kui ebapiibelliku õpetuse tagasilükkamine püha vaimu olemasolu, jumalikkuse ega ka isikupära eitamist. Üks levinumaid süüdistusi nende vastu, kes julgevad kahelda kolmainsuses, kõlab, et Jumala vaim on nende arvates ainult Jumala isikupäratu jõud. Sellist arusaama võib esineda, kuid see ei saa olla üldistus. Meie ülesanne on aga vaadata, mida piibel selle kohta ütleb. Me võime kindlad olla selles, et püha vaim osales loomistöös ja Kristuse inimeseks saamises ning kindlasti ka inimese lunastustöös. Selles raamatus ei püüa me seletada Jumala vaimu ja olemust rohkem kui piiblis kirjas. Kuid see, mida piibel vaimu ja tema identiteedi kohta ütleb, peab olema meie usu alus. Mitte üle selle, mis on kirjutatud. 1. Korintuse 4:6. Loomine. Algus on oluline, sest see määrab ära, mis tuleb hiljem. Seepärast vaatleme nüüd, kuidas vaim oli osaline loomises. Sõna vaim leiame kohe piibli 2. salmist, 1. Moosese 1:2. Ja maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim, ruah, hõljus vete kohal. Esimesena märkame, et vaim kuulub kellelegi. See on Jumala vaim. Piiblis esineb termin Jumala vaim 26 korda, kuid mõisteid Jumal, püha vaim või Jumal, igavene vaim ei leidu kordagi. Samuti kasutatakse piiblis Jumala ja tema vaimuga seoses lugematuid kordi asesõnu, kui Jumal räägib minu vaimust või oma vaimust, näiteks Apostlite teod 2:17. Seega teame vaadeldud salmidest, et Jumalal on vaim ja et see vaim hõljus vete kohal. See tähendab lihtsalt seda, et Jumal osales loomisel oma vaimu kaudu. Psalm 139, 7 ja 8 ütleb, kuhu ma võiksin minna su vaimu eest ja kuhu ma põgeneksin su palge eest? Kui ma astuksin taevasse, siis oled sina seal. Kui ma teeksin endale aseme surmavalda, vaata, sina oled seal. Siin ja psalmis 51, salm 11 või siis 13 on Jumala vaimu kohalolek võrdsustatud Jumala palge ees olemisega. Seega on Jumal kõikjal olemas. Tema ees, kelle troon on taevas, ei ole midagi varjatud ja ükski maailma ruumi nurk ei ole tema vaimu eest peidus.
See on jumalik omadus, mida loodud olenditel ei ole. Isegi inglid, kes on vaimolendid, ei saa olla korraga mitmes kohas. Ka inimestel on kombeks öelda, et nad teevad midagi või on kuskil oma vaimus, kui nad ei saa füüsiliselt kohal olla. Võrdle Kolosse 2.5. Kuid Jumal on ka isiklikult kohal oma vaimu kaudu. Me saame Jumala vaimust rohkem valgust, kui vaatame järgmist salmi inimese loomise kohta. 1. Moosese 2.7. Ja issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on mullast, ja puhus tema ninasse elavat õhku. Nõnda sai inimene elavaks hingeks. Elu tuleb Jumalalt. Ta puhus inimesse elu õhku ja nii sai inimesest elus olend. Hiob ütles, et ta on elus nii kaua, kui minus on veel hinge õhku ja mu ninas Jumala hõngu, ruah. Hiobi 27.3. Selles salmis on heebra keeles Jumala hinge õhku tähistav sõna ruah, täpselt sama nagu salmis 1. Moosese 1.2. Sõna ruah esineb ka järgmistes salmides, 1. Moosese 6.3. Aga issand ütles, minu vaim, ruah, ei pea igavesti jääma inimesse, sest ta on ikkagi ainult liha. Olgu tal elupäevi 120 aastat. 1. Moosese 6.17. Sest vaata, ma saadan veeuputuse maa peale ja hävitan taeva alt kõik liha, kus eluvaim, ruah, sees on. Kõik, mis maa peal on, peab hinge heitma. 1. Moosese 7.15. Ja need tulid noa juurde laeva kahe kaupa, kõigest lihast, kus eluvaim, ruah, sees on. Juba nendes salmides näeme, et Jumala vaim on kõiges elavas olev eluvaim. See on iseenesest eksisteeriv Jumala antud elu elus olendites, kelle ta on loonud. Veeuputuses hävisid kõik maismaal elavad olendid, inimesed ja loomad. Kõik, kellel eluvaimu hingus ninas oli, kõik, kes olid kuival maal, need surid. 1. Moosese 7.22. Paulus ütleb, et Jumal on see, kes kõik teeb elavaks ja kellel üksi on surematus. 1. Timoteose 6.13 ja 16. Seega õpetab Piibel meile, et meil ei ole surematut hinge, vaid et meis olev elu hingus on surematu Jumala antud elu meis. Kui kehas on see elu hingus, siis on tegu teadliku, elava olendiga. Ta on elav hing. Hiob kirjeldab, kuidas kogu elu on Jumala kätes. Hiobi 12.7-10. Aga küsi ometi lojustelt, et need õpetaksid sind, ja taevalindudelt, et need annaksid sulle teada. Või maaloomadelt, et need teeksid sind targaks ja et merekalad jutustaksid sulle. Kes neist kõigist ei tea, et seda on teinud issanda käsi, kelle käes on kõigi elavate hing ja iga lihase inimese vaim, ruah. Kui elu lõpeb surmaga, ei jää mitte materiaalne ja teadlik hing kuhugi üksi rändama. Koguja esitab küsimuse, kes teabki, kas inimlaste hing, ruah, tõuseb ülespoole või kas lojuste hing, ruah, vajub maa alla. Ta vastab sellele küsimusele ise, sest põrm saab jälle mullasse, nõnda kui ta on olnud. Vaim, ruah, läheb Jumala juurde, kes tema on andnud. Koguja 3.21 ja 12.7. Seega õpetab Piibel, et kui elu lõpeb surmaga, pöördub eluhingus tagasi eluandja juurde ja teadlikkus lõpeb. Koguja 9, 5, 6 ja 10. Seega näeme, et Jumala vaim on Jumala enda antud elu. Tegelikult on kõigi elusolendite elu Jumala antud elu, ehk nagu ütleb Paulus, tema sees meie elame ja liigume ja oleme. Apostlite teod 17.28. Ilma Jumala elu ülal hoidva jõuta me lakkaksime olemast. Kõige vägevama elu vaim, Jumala sõna. Seega on täiesti selge, et Jumala vaim osales loomises. Järgmised salmid ilmutavad seda väga selgesti. Hiobi 33.4.
Jumala vaim, ruah, on mind loonud ja kõige vägevama hingeõhk on andnud mulle elu. Psalm 33:6. Issanda sõnaga on tehtud taevad ja tema suu vaimuga, ruah, kõik nende väed. Hiobi raamatu ja psalmide poeetiline keel väljendab taas kord sama asja kahel erineval viisil. Jumala vaim on kõige vägevama hingeõhk ja issanda sõna on tema suu vaim. Ja seda ütleb meile Piibel, et kui Jumal nii ütleb, siis nii ka juhtub. Ta on loonud kõik asjad oma käsuga, psalm 148:5. Jumal ütles, saagu valgus ja valgus sai. Hebra 11:3. Usu kaudu me tunneme, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et mitte sellest, mida võib näha, ei ole tekkinud see, mida nähakse. Kõik see seob loodu Jumala ainusündinud pojaga, mitte kellegi teise, kolmanda isikuga. Johannes kordab oma evangeeliumi alguses Moosese kirja pandud loomislugu, kus ta nimetab Jumala sõna tema ainusündinud pojaks. Johannes 1:1-3 ja 14. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Johannes 1:3. Jumal on kogu elu allikas, kuid tema poja kaudu voolab see elu kogu loomisse. Sest otse kui isal on elu iseeneses, nõnda on ta andnud ka pojale, et elu on temas eneses. Johannese 5:26. Heebreakeelne vaimu tähistav sõna ruah tähendab ka tuult. Seega tähendab see õhu liikumist. Teame, et elusolenditel liigub õhk hingamisel läbi nenasöörmete, kuid piibli keeles tähendab see eelkõige kõnelemist. Hiobi 8:2. Kui kaua sa tahad seda kuulutada? Kui kaua on sõnad su suust nagu tugev tuul, ruah? Hiobi 15:2. Kas tark tohib vastata tuulepäiselt, ruah, ja täita oma rinda idatuulega? Hiobi 32:18. Sest ma olen täis sõnu, vaim mu sees, ruah, sunnib mind. Siin näeme taas seost Jumala vaimu ja Jumala sõna vahel. Kui Jumal teeb midagi, siis teeb ta seda oma armastatud poja kaudu. Piibel õpetab, et Jumala pojal on sama jumalik elu ja sama jumalik vaim kui kõige vägevamal isal. Kui see ei oleks nii, ei oleks Kristus saanud osaleda loomises. Me käsitlesime seda varem 5. peatükis, kuid kokkuvõtte tegemiseks loeme veel kord Kristuse kohta. Kolosse 1:15-17. Tema on nähtamatu Jumala kuju, kõige loodu esmasündinu, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal, mis nähtav ja nähtamatu, olgu aujärjed, ülemused, valitsused, võimud. Kõik on loodud tema läbi ja temasse ja tema ise on enne kõiki ja kõik püsivad koos tema sees. Piibel ütleb meile, et loomine toimus kahe olendi, Jumala ja tema ainusündinud poja osalusel. Piiblis ei ole midagi, mis viitaks sellele, et seal oleks juures olnud ka kolmas olend. Pealegi tasub meenutada, et kolmainsusõpetus eeldab, et Jumal on vaid üks kolmainsuslik olend. Jumala meel. Kas see kõik tähendab, et püha vaim on vaid mingi Jumala loov ja elu ülalhoidev jõud? Kas mitte Piibel ei kirjelda paljudes kohtades, et Jumala vaimul on ka mõistus, tahe ja tunded? Jah, Piibel ütleb nii. Heebreakeelne sõna ruah tähendab ka meelt. See on selle omaniku sisemine olemus, mõtete ja tunnete pesapaik. Vaadelgem, mida Piibel õpetab vaimu kohta üldiselt. Järgnevates salmides näeme sõna ruah kasutamist, samuti kreekakeelset sõna pneuma, mis tähendab vaimu. 1. Moosese 26:35. Aga need olid meelehärmiks ruah Iisakile ja Rebekale. Jesaja 29:24. Ja need, kes olid meeles segaduses,
ruah, tulevad mõistusele ja nurisejad võtavad õpetust. Danieli 2:3. Ja kuningas ütles neile, ma nägin unenäo ja mu vaim, ruah, on rahutu, püüdes seda unenägu mõista. Danieli 7:15. Minu Danieli vaim, ruah, oli seetõttu murelik ja nägemused mu peas kohutasid mind. 1. Korintuse 16:18. Nemad on ju jahutanud minu ja teie vaimu, pneuma. Pidage siis niisugustest lugu. 2. Korintuse 7:13. Selle poolest oleme trööstitud. Oma troostiks me rõõmustusime aga veel rohkem Tiituse rõõmust, et tema vaim, pneuma, kosutust on saanud teie kõikide poolt. Luuka 1:46-47. Siis Maarja ütles, mu hing ülistab väga issandat ja mu vaim, pneuma, rõõmutseb Jumalas, minu õnnistegijas. Mattiuse 26:41. Valvake ja paluge, et te kiusatusse ei satuks. Vaim, pneuma, on küll valmis, aga liha on nõder. Me näeme piibli lehekülgedelt, et Iisak ja Rebekka kogesid oma vaimus kurbust ning leina. Danieli ja Nebukadnetsari vaim oli rahutu ning murelik. Pauluse ja Tiituse vaim sai kosutust. Maarja vaim rõõmutses. Oleks ilmselt absurdne arvata, et nende inimeste vaim oli sõna otseses mõttes mingi muu isik kui nende enda isik. Kuid just selle loogika alusel õigustab kolmainsusõpetus püha vaimu isikut. Ka piibli tõlkijad mõistavad, et kui sõna ütleb, et vaim on valmis, võib seda sama hästi tõlkida kui tema tahtmist. Uues testamendis kasutatakse sõna pneuma konkreetselt ka püha vaimu kohta. Jumala näo järgi loodud inimese puhul tähendab see sõna inimese sisemist, ratsionaalset vaimu, millest leiavad aset inimese tunded, mõtted ja otsuste tegemine. See on inimese tahe ja meel. Kui me sel moel oleme Jumala kuju, siis kas Jumala vaim ei ole samasuguses suhtes tema endaga? Vaadakem veel kord Kristust, kes sai osaks inimkonnast. Mida ütleb piibel tema, inimese poja vaimu kohta? Johannes 11:33. Kui nüüd Jeesus nägi teda, see on Maarjat, nutvat ja juute, kes temaga olid tulnud, ka nutvat, ärritus ta vaimus, pneuma ja võpatas. Johannese 13:21. Kui Jeesus seda oli öelnud, võpastas ta oma vaimus, pneuma, ja tunnistas ning ütles, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et üks teie seast annab mind ära. Kui Jeesus oma vaimus ärritus või võpatus, kes siis ärritus, kas mitte tema ise? Kui Jeesus on Jumal kolmainsuslikus mõttes, siis tuleks eeldada, et see oli Jumala kolmas isik, kes ärritus, mitte Jeesus. Kuid meil ei ole mingit piibellikku põhjust arvata, et inimese, Jeesuse või Jumala puhul oleks nende vaim keegi muu isik kui nemad ise. Tõepoolest, kolmainsuse pooldajad on vastuolus mõttega, et inimene on loodud Jumala näo järgi just kognitiivsete võimete ja aruka mõistuse poolest. Need on protsessid, mis leiavad aset inimese meeles ehk vaimus, nagu piibel ütleb. Kas see ei kehti siis ka Jumala kohta? Pauluse sõnul on see nii. 1. Korintuse 2:11. Sest kes inimesist teab seda, mis on inimeses, kui aga inimese vaim, kes temas on. Samuti ei tea ka ükski, mis on Jumalas, kui aga Jumala vaim. Paulus ütleb, et inimese vaim ja inimene on omavahel samasuguses suhtes nagu Jumal ja tema vaim. Me teame, mida tähendab olla inimene, sest me oleme inimesed. Samuti teab ainult Jumal, mis on Jumala kõige sügavam sisemine olemus. Paulus võrdsustab Jumala vaimu ja Jumala meelt, tsiteerides Jeesajat kirjas roomlastele. Ja me näeme, et see on Jumal ise, kellest on jutt, kui räägitakse tema vaimust või meelest. Rooma 11:34.
sest kes on ära tundnud issanda meele või kes on olnud tema nõuandja. Jesaja 40:13. Kes on juhatanud issanda vaimu või teda õpetanud tema nõuandjana? Näeme, et Jumala vaim on tema meel, mõte ja mõistmine. Meil, inimestel, on sageli väga piiratud arusaam iseendast. Isegi psühholoogid ei suuda alati mõista ja selgitada kõiki inimloomuse keerdkäike. Kui palju vähem suudame siis mõista Jumala vaimu suurust ja tugevust? Jeesaja jätkab. Kas sa ei tea? Kas sa ei ole kuulnud? Igavene Jumal, issand on maailma otste looja. Tema ei väsi ega tüdi. Tema mõistus on uurimatu. Jesaja 40:28. Ainult tema ainusündinud poeg on kursis Jumala uurimata saladustega, sest temas elab kõik Jumala olemise täius ihulikult. Kolossa 2:9. Iga elusolendi vaim on personaalne, sest meie vaim on seotud just nimelt meie isiksusega. Samuti on ilmselge, et Jumala vaim on personaalne, sest ka Jumal on isiksus. Piibel nimetab Jumala vaimu pühaks, sest Jumal on püha. Tuleks siiski meeles pidada, et piiblis räägitakse paljudes kohtades ka kurjadest vaimudest ehk teemonitest. Need on langenud inglid. Näiteks 1. Saamule 16:14 ütleb, aga issanda vaim, ruah, lahkus Saulist ja üks kuri vaim, ruah, issandalt kohutas teda. Võrdle Luuka 9:39 ja Apostlite teod 9:16. Sellest salmist näeme selgelt, et püha vaim lahkus ja tema asemele tuli kuri vaim. Piibel kasutab mõlema vaimu kohta täpselt samu sõnu, heebra ruah ja kreeka pneuma. Kuid neid vaime kirjeldav omadussõna on erinev. Üks on püha ja teine on kuri. Me oleme harjunud kirjutama püha vaimu suurtähtedega. Püha suure tähega, vaimu suurtähega. Kuid tuleks meeles pidada, et see ei ole päris nimi. Inglid on vaimud, vaimolendid, kellel on küllap ka oma isiksus. Eks nad kõik ole teenijad vaimud, pneuma, läkitatud abistama neid, kes õndsuse pärivad. Heebrea 1:14. Ingel ütles Johannesele, ma olen sinu ja su vendade, prohvetite ja nende kaassulane, kes selle raamatu sõnu peavad, ilmutuse 22:9. Ta oli püha ingel, sest ta oli Jumalale ustav ning teenis ja kummardas ainult teda. Seega on inglid vaimud ja piibel nimetab ka Jumalat vaimuks, Johannese 4:24. Jumal on vaim, kuid ometi on ta isik, sest nii on ta end ilmutanud. Ellen White, Tervisetee juht, lehekülg 128. Seega, kui püha vaim tuleb, tuleb Jumal ise. Andes meile oma vaimu, annab Jumal meile iseennast. Ellen White, 7T 273.1, 1902. Surematu hinge alus. Me nägime juba selgelt, et piibli järgi ei ole inimesel surematut hinge. Jumal, kes üksi on surematu, on andnud meile oma poja kaudu eluvaimu, mille läbi me oleme saanud elavateks hingedeks. Pärast surma pöördub vaim tagasi eluandja juurde ja keha muutub taas mullaks ning hing lakkab olemast. Surm on seega täiesti teadvusetu seisund. Kuid piibli imeline tõde on see, et Kristuses surnute lõplik sihtkoht ei ole haud, vaid Jumal toob esile Jeesuse kaudu need, kes ühes temaga on läinud magama. Meie issand ja päästja, kes suri meie eest ning kes on üles tõusnud, kutsub omad haudadest välja esimestena. Esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses, 1. Thessalonika 4:14-17. Miks siis usub kristlaskond, et inimhing on surematu? Millel selline õpetus põhineb? Mäletate,
et kõik katoliku kiriku õpetused toetuvad kolmainsuse saladuse kindlale alusele. Vaatame järgmisi tsitaate katoliku kiriku katekismusest. Pühima kolmainsuse müsteerium on kristliku usu ja elu keskne saladus. See on Jumala siseelu müsteerium, kõigi teiste usumüsteeriumide allikas ja valgus, mis neid valgustab. KKK 234. Kirik õpetab, et iga vaimne hing on vahetult Jumala loodud. Ta ei ole vanemate tekitatud ja et ta on surematu. Ta ei hävi surma hetkel pärast kehast lahutamist ning ühineb kehaga taas lõpliku ülestõusmise päeval. KKK 366. Inimene on kehalt ja hingelt ühtne. Usuõpetus kinnitab, et vaimne ja surematu hing on vahetult Jumala loodud. KKK 382. Kas see näita see selgelt, kuidas spiritismi õpetus hinge surematusest toetuvad kolmainsusõpetuse alusele? Kui vaim on isik, kes on midagi muud kui tema omaniku isik, kui vaim on midagi muud kui tema omaniku, tema sisemise mina elu, kohalolu, mõistus ja mõistmine, siis võib see teine isik toimida oma omanikust sõltumatult. Inimese puhul tähendab see, et kui inimene sureb, jätkab tema vaim tegutsemist ega ole enam seotud kehaga. Teisisõnu, inimese puhul on teadvustatud hing ja keha lahutatud. Sellise õpetuse eeskujuks on Jumala kontseptsioon, mille on meile loonud õpetus kolmainsusest, et Jumala vaim on keegi muu kui tema ise. Või täpsemalt öeldes, vaim ei ole isa ja vaim ei ole poeg, vaid nad on kolm eraldi isikut, kes mingil arusaamatul viisil moodustavad ühe olendi. Kolmainsusõpetus eraldab vaimu tema omanikust väga ohtlikul ja petlikul viisil. Kõige selle valguses ei ole meil nüüd raske mõista, miks vaimude kummardamine ja surnud pühakute poole palvetamine ema kirikus õitseb. Ja kokkuvõte räägitust. Jumalal on vaim, mis on püha. Jumala vaim on tema kohalolek. Jumala vaim on tema elu ja ta on andnud selle eluvaimu kõigile elusolenditele oma sõna, oma ainusündinud poja kaudu. Piibli järgi kuulub vaim alati oma omaniku juurde. Inimestel ja vaimolenditel on vaim. Vaim on selle omaniku meel, mõtted, arusaamad ja sisemine olemus. Vaim on teadlik ja personaalne, sest ta on oma omaniku isik. Jumala vaim on tema loov ja elu ülalhoidev jõud, kuid see ei ole isikupäratu jõud. Inimese teadvustatud olemus, hing, lakkab olemas surmaga, kui tema vaim pöördub tagasi eluandja juurde. Kolmainsusõpetus eraldab hinge kehast kui eraldi surematu isiku. Kolmainsusõpetus eristab Jumala vaimu isast ja pojast kui eraldi isiku. Õpetus kolmainsusest on spiritismi ja hingede rändamise õpetuse alus. Lugeja poolt. Siia võiks veel mõndagi lisada. Just selle kohta, nagu hinge kohta ja vaimu kohta, sest nende kohta on eriarvamusi päris palju, mida siin ei ole käsitletud. Loen siia 2 kirjasalmi, mille peale võiks mõelda. 1. Moosese 2 ja 7. Ja issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on mullast, ja puhus tema ninasse eluhinguse. Nõnda sai inimene elavaks hingeks. Ja 1. Korintuse 15:45. Nõnda on ka kirjutatud. Esimene inimene Aadam sai elavaks hingeks. Viimne Aadam sai vaimuks, kes elustab. Võimalik, et hiljem tuleb ka neist salmidest juttu. Eks seda näeme.